ITK-sse tulin enda mõtetes 9 hooajaks või 9 aastaks tööle. Kollektiiv mulle nii väga meeldis, et siis nüüd poole aasta pärast saab mul juba ITK-s 10. aasta. Kui sa tuled siia, lihtsalt ei taha lahkuda, sest inimestega on nii tore, nad kõik aitavad. Uuenenud ruumipaigutus, paremad töötingimused ja uus tehnoloogia täna avatud ITK erakorralise meditsiinikeskuses võimaldavad EMO-sse saabujaid kiiremini aidata. Täna avati Ida-Tallinna Keskhaiglas statsionaarne tomograaf ehk PET. Uus seade tagab uuringu parema pildikvaliteedi ja parema kättesaadavuse pahaloomulise kasvajaga patsientidele. Meil ITK-s saab 23. novembril 5-aastaseks virvendusrütmi kabinet, mis on unikaalne Eestis. Meil on korraldatud töö nii, et kõik esmased virvendusrütmi diagnoosiga haiged suunatakse EMO-st ja ka läbi e-konsultatsiooni virvendusrütmi kabinetti. Mobiilne silmakabinet on sadulauto, kuhu peal on projekteeritud silmaarsti vastuvõtuks ette nähtud kabinet. See tähendab seda, et lapsed ei pea tulema silmaarsti juurde, kuid meie arstidena läheme laste juurde. Kui me leiame mingisuguseid kõrvalekaldeid, saame need lapsed kutsuda ka silmakliinikusse täiendavatele uuringutele. Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliinikusse on jõudnud kaua oodatud käerobot, mis kannab huvitavat nime Gloreha Sinfonia. Seda kasutatakse tegevusteraapias patsiendi käe või kätefunktsiooni taastamiseks, arendamiseks või säilitamiseks. Kõik need naised või siis mehed, kes on läinud sõeluuringule ilma sümptomiteta ja kellel on tulnud välja siis kas vähk või vähieelne seisund, et vähk varajases staadiumis ja vähieelne seisund, nendel puhkudel on patsient võimalik täielikult terveks ravida, nii et need on kõik päästetud elud. Rinnavähi sõeluuring käib niimoodi, et kõigepealt tuleb kutse koju, siis saab sealt vaadata selle telefoninumbri, et kuhu ennast registreerida, siis peaks tulema röntgeni osakonda, kus siis tehakse mõlemast rinnanäärmest 2 röntgenpilti ja kogu see protseduur võtab aega võib-olla 10-15 minutit. Siin majas me oleme näinud väga palju õnnelikke silmapaare, et kuna Ida-Tallinna Keskhaigla on väga pika ajalooga sünnitusmaja, siis võib julgelt öelda, et ligi umbes 4000 last aastas sünnib meie majas. Mida aga peaks üks äsja emaks saanud naine teadma, sellest kohe kuulemegi. Värske ja noor ema võiks rõõmsalt lapsega tegutsema hakata, talle pakkuda rinda nii palju, kui ta võimalik on ja kuulata lapse signaali, millal annab märku. Kui ei anna märku, siis ise olla initsiaator ja pakkuda talle rinda, et kallis, kas sa tahaksid juba süüa. Lauluread heidan tuulde, tahaks jõuda su juurde, igatsus pole süüdi, igatsus teeb head, igatsus annab teada armastus meist inimesed.